leiame. Minu kotist ja võtab paremalt 3. Starlight Mamba. Ehk siis korv on seal ja Olav läheb sealt. Tšau, mina olen Olav Dispordist. Tšau, mina olen Maarjon Himmastest. Ja mina olen Anneli Otepäält. Mängime vähemalt 4 rada ja meil on siin 3 kotti. Seal on igas kotis on 15 kettast sees ja need on täiesti juhuslikult valitud ketted, mille me igaüks valisime sinna sisse, et teha teistel mängimine hästi raskeks. Ainuke reegel on see, et me saame oma putterit puttimiseks kasutada. Ketta valik toimub niimoodi, et igal tee-alal ütleb keegi teine sulle, et millisest nendest kotist sa pead mis number kette võtma. Näiteks Anneli kotist peab kull viskama vasakult 3. ketast. Vaatame, mis sellest saab. Võtta Anneli kotist näiteks vasakult 7. ketas. Mis ketad see? 7. Nii, Champion Mamba. Nüüd ütle sina Annelile, mis ketta ta viskab. Anneli võtab siis Olavi kotist paremalt 4. Paremalt 4. Ei. See on lukku lausa pandud, siin on väärtus lukku pandud. Paremalt 4. ketas. 1, 2, 3 ja 4. Ja tuli Champion Sidewinder. No, see võiks mulle sobida. Olid noormees. Ma ei saa ise võtta või saan? Võin ikka võtta, peame see võtan. Võta. Nii, kus ma võtan? Mida ma võtan? Kullikotist, eks ju. Võta vasakult 3. No nii. 1, 2, 3. Excalibur. Star Excalibur. Väga hea. Ja meil on esimene rada on läbi Mando. 109 meetrit, par 3. Kõige vähem alustab. Ma olen kuulnud sellest kettast lugusi. Ma ei ole seda kunagi visanud varem ja võib juhtuda, et kui läheb väga hästi, see võib mul isegi kotti minna. Kes ei tea Mambat? Siis pigem peaks vist laskma sellisest tugevas annukas välja. Ja küll, proovime. Laseme sellise kella 7:30 peal välja ja vaatame, mis saab. Jäi õhku. Nii. Aga nagu mulle loodud selline hea Iserflipi ketas, et miks mitte? Väga hea, Anneli. Nii, mina siis lähen selle Sidewinderiga, et kunagi ma viskasin ka seda ketast. Aga mul ei olnud kunagi ta Champion plastikust, et ehk proovime. See on päris stabiilne selle Sidewinderi kohta. Nii, ja Olafil oli mingi lahjem poiss, Excalibur, ehk siis kindlasti Haiseris välja, oleks minu soovitus algaval. Ma olen Esuriga. Ma tunnen ennast väga julgelt. Olav ja Olavi Esur, ehk siis siin hakkab juhtuma. Ja siin ees on ka tripla Mando. Aga Mando on läbitud. Mando on läbitud. Olav võtab ketta endale. Võta siis paremalt 4. Paremalt 4. ketas. Oba. Kuule. MD3. Siin on nii mudane, ma proovin. Jällegi eest käsi. Siin on nii mudane, ma livitan, kui ma viskan muud. Aga see annaks videole jälle värvi. Natuke tuli puu ette. Väga. Okei. No nii. Ütleme niimoodi, et pigem parri ei saa, aga ta kuhugi juba jõudis. Sina vist viskad isegi enne. Mina viskan. Ja. Nii, võta nüüd Olavi kotist. Olav, ma arvan, et siis ta enne võttis minu. Vasakult teine. Star Leopard 3. Tundub nagu täpselt selle viske jaoks loodud. Sead. Paneme siia kotti. Lähme edasi. Anneli tuleb ja võtab minu kotist paremalt ja 4.
no saame proovida seda. Ma sain nagu oma selle... Peaks olema liiga lihtne. Võtan sellise lähenemise rohkem. Oi, ma läks ümbert ära. Kelle kotti ma selle... Enda kotti. Enda kotti. Just. Ja, sa viskasid seda, see läheb sinu kotti. Olav läheb puttima. Väidetavalt. Me kõik teame, et ta tegelikult putiliigutusega siit välja ei viska, aga mis seal ikka? Las proovib, noor mees. Okei. Kõige halvem ei olnud. Nii lihtne see ongi. Parr on käes. Hästi. Hästi küll. Parrid saadud siit. Ei saa sama väita. Sinul jah? Peaaegu kõigi. Ühesõnaga, seis on selline, et 2 parri, 1 pugi. Millega ma viskan? Nii, nüüd sa võta äkki Olavi kotist. Olavi kotist. Võta vasakult esimene. MD3. no, Sa panid sa ütlen see keskele panema. ma oleks pidanud keskele panema, selline jah? No päris tegelikult sa võiks uue ketta saada ju. No kui rahvas nii otsustab. No okei, võta siis teine. Teine või see järgmine? Ei, see sama, mis sul käes on. Mis sul nüüd käes on? Esimene nagu, Jah. selles mõttes teine noh. Võta nüüd. See jah? Jah. Jah. Starlight Tern. Palju gramme on? Gramm on kõik 145 grammi. Väga hästi. Mõned tükid on väljas, ehk siis 140 on alles. Ehk siis mind on õnnistatud vanemat inimest nende lahjemate ketastega. See peaks sulle sobima küll. See peaks mulle sobima küll. Ma arvan, et ma suudan selle ketta visata umbes niimoodi, et ma saan juba puttida. Selline kerge aiser peaks sobima. Nugi! Ja keset fairway'd nagu nipsti. See pane siis... Ma panen enda kotti. Jah, nii, ütle jah. Võta ka siis Olavi kotist ja võta paremalt esimene. Vaata, mis sealt tuleb. See sama. Ei, läheb. Kuidas sa oled suutnud? Ma ei tea. Võta järgmine. Ma panen äärde kõik, ma ei tea, miks on. Starkrokk. Jep. See on see uus ketas. Ideaalne distants. Oi jumal, see on... Feid on 5. Ma ei jõua sellega. Mõtlen, et äkki peaks hoopis pore minema sellega. Et lähme seda teed. Mingi räige sannukas välja äkki. What you gonna do? Ja võtab paremalt 3. Starlight Mamba. Nüüd lähed vasakult poolt. Ma lähen sealt. See tundub nagu hea ketas olevat. Minu Mamba kogemus on väga hea. Ehk siis korv on seal ja Olav läheb sealt. See on roller. Korvi all. No, mul on maha. Sinna ta jäi kuhugi. Kusad kohad, et ma olen siin oksa all ja Olav on vees. Mina olen fairway'l, nagu tavaliselt. Jah. Nüüd ma võtan siis... Võta kullikotist, mina ütlen siis. Paremalt 6. Ma ei jõua nende midaritega. Kuulge, see MD3. See MD3 on, sellega on mingi teema. Ma ütlesin sama või? Pole hullu, ma üritan hakkama Okei, saada. saad selle. Sa saad midariga hästi küll. Hakkasin seda puud kartma. No ei ole hullu. Minu kott siis. Võta vasakult teine. Vasakult teine. Star Leopard 3. Tutikas. Tundub nagu lihtne. Enne oli ka Leopard 3, aga oli mingi teistsugune. Minu see hästi mingi sisse mängitud üliflipi. Eest käsi, kuna tuul on vasakult paremale, laseme tuule põhja alla, et ta ei jõuaks ennast üles tuua ja peaks olema selline hea Kaiseri ketas.
Ideaalne. mis on OBS? Nii, Olav valib siis casual wateri. Ja võtan casual wateri. Valingi veel mulle, kus ma võtan. Võta sealt, võta paremalt 4. Jumal täna. Tal on ketas umbes siit veel, saab juba selline 30 meetrit või? Jah. No, see on kaunis. Aga lühike. Kaunis lühike. Võid võtta minu kotist. Anname sinu kotist vasakult 3. Vasakult 3. Nii. Ei, seal on juba visatud. Aga mina ei ole seda visanud. Jah, ei saagi. Võta uus vasakult 3. Ka Leopard 3. Palju sa neid kottidesse panid? Ma ei tea, mõni panin. Hea ketas, noh. Ma ikka mõne panin hea ka. See on nüüd proovimine. See oli päris hea. Selle ma panen siis peitu. Keegi ei saa sellega enam mängida. Siin me siis oleme, OBS. Ja ma teen inimestele elu natuke lihtsamaks. Kuna mul putt on võrdlemisi hea, siis ma siit sellise, mis ta on siis, 20-25 meetrit. Siit ma jõuan juba puttida küll. Nipa-napa. Hyvä runi. Tiim diskspordi mängija. No selline 15-meetrine putt on see, mis ta lahendab siin. No ikkagi Kõrvemaa amatoorsarja võitja, eks ju. No, seekord mitte. Siin nüüd võib minna huvitavaks, sest et mina nüüd putin poogid ja Kull putib juba tupla poogid. Ja Olav Paugi. putib poogid. No, peaaegu juba vaatasin, et ei veagi välja. Kõik on kindla peale, kõik on kindla Nii, Kull siis nüüd realiseerib oma tuplat. Anneli on asunud seda võistlust juhtima, nagu ma aru saan. Nii on. Tulge siit minu järgi, ma tean neid kuivasi teid. Nii, 3. rada. 3. rada, Anneli juhib. Anneli alustab. Võtame talle Olavi kotist paremalt 2. näiteks. Kas sa oled jälle sinna pannud midagi? Ma ei tea. Paremalt 2. No, Star Destroyer, aga see on... Mis see on 152 või 162 grammi? See tundub nii... 150. On, Paul Macbethi jama. Vaatame, kuidas Anneli MC tõuges. Siis Pauli kontrolli alla 150 grammisega hakkama saab. Pärast läheb kotti. Salaja. No. Ei. Ütleme nii, et võib olla täna üks parimaid heiteid sellel rajal. Selle 150 grammised, ma arvan, peaks hakkama neid rohkem varuma, on ju? Just. Et vanus tuleb peale. Ja kullikotist. Soonik, no jälle korras. Sobib, see ketas sobib. See läheb ka ära hoiule peale seda viset, sest et Kas see on... Starlight Tern. Tern on see. Sa tahad visata? Lendas küll. No nii, ja mis te mulle siis kingite? Minu kotist vist peab võtma. Jah. MD3 on meil ära pandud hoiule. Ülevalt Võta siis Anneli kotist paremalt 4. Tundub jälle nagu mingi selline kergemalt lahjem ketas. On Blizzard Champion Krait. Sul veab ikka. Sul ikka jah, see on enda... 100... No ütleme nii, et 100 grammi umbes. Mul jah, siin täna väga palju pingutama ei pea. Selles suhtes on lihtne. Aga ma arvan, et ma saan putile selle kettaga. See peaks olema ikkagi stabiilsem, kui need eelnevad mul olid.
Tundub nagu ideaalne vise olevat. See tundub pördi lõhnaga juba. Pole see liiga hea. See on putil. See läheb koti sul. See läheb koti mul. Ma lähen ennast liigutust võin teha putteriga. Ei. Ei või jah? Puttida või? Sa pead puttima või siis viskama juba teist ketast. Okei, siis ma lähen teie kotti. Minu kollikotist paremalt 3. Oh. Sonic. Ideaalne ju. Ma ei tea, mida selle kettaga teha. Oled näinud, kuidas Garrett Curti sellega paneb ja igalt poolt Jessica Uis. Jah, see ongi Sooniku kaugus. 25-30. Keegi annab mulle vihje üldse, kas ta on stabiilne või mitte. Ja ta on selline ülestabiilne, et pigem Hästi kange. sellist annukat. Hästi kange pane. Täis annukas. Ei tee nagu, viska nagu ultimate'i. Või nagu pool. Sees, ei ole. Ideaalne ketas. Võta vasakult, ma ei ole vasakult kordagi öelnud, võta vasakult näiteks 4. Jah, Mis see on? see on Krait. See on Krait. Vaatame, kuidas noormees saab hakkama päris hästi. Aga ütleme niimoodi, et seal puttida veel on, et midagi kindlat. Seda ei näinud keegi õnneks. Nibin-nabin. Nii, vaatame, mida suudab kull. No, peaaegu. Seda pördi lõhna juba oli siin õhus. Nii, Olav nüüd putib, päästab oma parri. Ja olemas. Ja siis... Uskumatud trikid. Vaheseis, palju sul on? Mina nüüd sain parri, mul on 2 üle. Mina sain ka parri ja mul on 1 üle. Mul on 2 üle. Viskab ja Anneli võtab siis Olavi kotist võtab vasakult 6. Sest Olav... Vasakult 6. Jah. Tundub nagu mingi hea ketas. TL3, Olavi lemmik. On. Nii, see tegelikult ei ole see halb siin korvil, ma arvan. Ma arvan, see on päris hea, jah. Skipi peale. Skip ei tulnud. Skip ei tulnud. Võta Anneli kotist paremalt teine. Kui see on võetud juba ühe korra, siis see läheb tagasi. Paremalt teine. Paremalt teine. Suunad, noormees. Ma olin selja. Mulle see ketas meeldib. See on mingi ülestabiilne, selline Gatori-laadne ketas. Ja, MD5. MD5 ja see on täpselt selle raja jaoks loodud. Juba oli topsis. No. Nii, ja Olav saab siis... Kullikotist. Võta siis minu kotist paremalt 3. Minu ketas. Sinu ketas. Sa tead, mis see teeb. Võta uus. Võta järgmine. Nüüd nii-öelda paremalt 3. Ahah. Jälle sinu ketas. Ei ole. Nüüd on. Nüüd on. Jep. Tundub hea, aga loodame, et jääb kuhugi kinni ka. Jäi. Putil. Kaugel putil. No nii, aga võta siis Olavi kotist paremalt 6. Paremalt 6. Paremalt 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nii, kolt. Nüüd läks küll hästi. Läks päris hästi, jah. Sirge, kergelt alastabiilne ketas, millega põhimõtteliselt viskama ei pea, tuleb käest lihtsalt lahti lasta. Sa ise viskab kolti, jah? Ma kunagi viskasin alguses. Ja see ongi tegelikult minu kotist, mingist algusaegadest. Ma lihtsalt randlaga käest lahti lasta ja võiks ju olla. Oi, nüüd sai. Läks palju peale. No nii, Olav läheb puttima. Vaatame, kuhu ta jõuab. Ees ei ole, sellest on täitsa vaba maa. No, Olafil tundub kõige seifim see asi seal. Mul on siin 8 meetrit. Hea poiss.
meil on nüüd ju... Anneli tuleb meile selg ees vastu. Me oleme kõik viigis, me peame ühe raja veel mängima. Mängime viimase. Muidu ei see ju võitjate selgu. Proovime nüüd seda putterit õigesti korvi saada, aga võib-olla see selgub praegu. Teil on viigis vist niikuinii. Meil on viigis, jah. Ma otsustasin mööda puttida seal, lihtsalt airfallida, sellepärast, et ma saaks siin viigis olla. Ümber mängida. Jah. Minu kord jälle alustada või? Jah. Mis ma võtan? Minu kotist paremalt 3. 1, 2, 3. Ai. CD2. Ai, kui hästi. Kusjuures see on ketas, mille peale ma olen mõelnud, ma ei ole seda kordagi visanud. Mul on üks isegi Roaming Thunder eelmisest. Mis ma viskan? Kotis, mida ma ei ole visanud. Mis ma viskan? Nii, Olav viskab. Võta siis Anneli kotist ja võta paremalt 6. 6 on ilus number. Mis see on? Kaliber. See on lemmikketas. Paremalt. Võta 4. Vaata, mis sealt annab. Ka midagi head. Freight. No, ma arvan, et on kõik võrdsed olud. See on selline kummine freight, eks ju. TX. Veits kummine. 169, seda peab viskama ka kella 6 peal välja. Otse minu kotist. Jep, tahtiski. Tundub, et see tahab pigem sellist Heiser flippi saada. Ma tunnen, et see on nii kange. Kas sa forega ei taha proovida? Ma tean. Roller. Jah. Jah. See on mul tuntud tugev külg. Tuntud, kui hakkama ei saa, siis lähed Poogakooli. Aga see on seal. Selles suhtes, et õigelt poolt mandot, ehk siis pool võitu on käes. Ja nüüd meil on Anneli Aka Bright. Tundub, et tuleb tagantkäe heide koha pealt. Ei oska seda kuidagi visata, aga ma arvan, et piisavad Heiserised. Äkki sa hakkab kohe flipama, siis on jama mäe. No, safe, keskel. Kotti. Olafil on väga sweet koht siin. Las ta võtab siis nüüd sinu kotist paremalt 5. Seal on veel nii palju. Viltu on kõik, jah? Vaatame mingi sogi ei tee. Nagu nii. 1, 2, 3. Nii, mis see nüüd on? Starlight. See on mingi vihje sulle lihtsalt. Nii, Olav nüüd teeb oma Olavi asja. Saad aru, see on see alahindab neid kergeid kettaid, mõtled, et kõik on nii alakad ja kuhugi ei lähe ja siis on tegelikult see valküür, oli jumala hea kett. Nii, siin ma olen. Kust ma ketta võtan endale? Nüüd võtan minu kotist. Siit veel puttima ei jätka. Vasakult 3. 1, 2, 3. Tegemist on Pro Destroyeriga. Sul ikka joppab nende valikutega täiesti. See soosib lihtsalt tema võitu. Väga palju paremat ei oleks osanud oodata. Seda joont võib siis kõigile näidata. Tundub, et siit meil läheb selline fore liin. Seda on vaja lihtsalt tabada. Olav muidugi ei näe, sest ta ei ole fore mees. Ta otsib seda liini veel. Ma leidsin teile perekadama liini. Aga ta näeb kindlasti seda rolleri joont. Jah. Oi! See läks vist täpiks. Ei! Pro kick! Ma jõudin nüüd tiist väga kaugele, aga on keskel. Võta siis kullikotist vasakult 7. On seal nii palju või? 7 on. Ei ole On kindel. jah, see on kõige viimane ketas, mis siin No, on. Ja see on FP. FP. Aga see on see lain. See on idekas ketas. Kuidas teil kõigil niimoodi joppab? Tavaliselt on muud asjad süüdi, on ju. Aga Tavaliselt on jah. Sest oskused meil kõigil on ju head. no, see ka sobib. Putel. Siin sobib see ütlemine, et 30 minutes later me leidsime ketta. Järgmine pool tundi on jälle läinud. Aga mis teha? Me mängisime just viimast rada, 18. rada.
ja põhimõtteliselt ketas on siin 6. raja fairway'l. Väga ilusal teisel fairway peal. Ja ilus päike on sul. Oi, kui ilus. No, kus ma võtan? Minu kotist võtab vasakul 5. Ma ei tea, sa ise panid mulle sinna. Tundub midagi väga head tulevat. Tal on, vaata, kui palju tal endale peale on. Nii. Mis see on? Destroyer. Seda me ei anna talle, seda ta juba viskas. Oota, pane mulle, mul mahub siia peale. Võta siis uuesti, aga võta... Jälle hea ketas. Jälle tema ketas, seda ta ei saa. Ei ole minu oma, aga ma tean, kus see lendab, noh. Võta siis teiselt poolt ja... Võta 6 siis. Olev, aga sa tead, kuidas see lendab, aga sa ei tea, nagu, kuidas ta praegu sul lendab. Aga seda ma ei tea, kuidas see lendab. Mis see nüüd on? See sobib. See on kõigile. Olavi 3. ise siis. Ehk siis tegelikult on võimalik veel parri mängida. See võrdlemisi lihtne vise. Ja läks. Putib. Ma peaks siis nüüd lähenema. Ma ei kindlasti puti selliselt kauguselt. No, võta siis enda kotist paremalt 3. Star Max. See on hea. See on Eagle'i kotis, ma tean. Aga see on ka, ma arvan, et see ei ole väga tuntud ketas. Et siis see on selline tore ketas, mida kiirus on 11 ja ta hõljus on 3. Okei. Selline feid on ka 5, et... No, see on hyvä. Ma olen vist kaugemal. Lähen sisse viskama, et võrkun parri päästa. Et mul ei ole proovinud. Proovi. Ehk siis sa pead nagu päris ketta saama kuskilt. Annelil on palju kettaid. Võta sealt. Näiteks mingi paremalt 4. seekord. Lasid vaikselt mööda. Vaatame, et ikka sobib, eks ju. See tundub Monster. Ja Olav läheb seda... Jälle oma firma märki viskama. Eest kätt siis. Forega topsist mööda. Ei ole midagi. Vähemalt metalli puudub. Oi, kui hea see on. Aga see oli hea oks praegu. Selles suhtes hea lähenemine. Ma lähen siis puttima. Ei loe. Ja ma putin pöördit. Ei loe. Kui te ei ole tähele pannud. Õige. Ehk siis ei ole nagu kaotada midagi. Lihtsalt üks pöördi. Oi! Ja see üks pöördi läks teises suunas. Võitjad või siin on... Ei, ainult võitjat on vaja. Mul on praegu see... Parriputt. Mul on parriputt. Peame sealt ühe Ma proovin puttida. amatöörmängija ka ära ootama, kes ei oska puttida. Kus? Kes? Ei, sina. Ma pean puttima või? Jah. Oho. Kes see nii kaugele lükkas mu kette? Mööda. Tahtsin öelda, et üldiselt lähevad mööda. Ma lähen uuele katsele. Kas me võime ikka vahepeal ära mängida või kuni te õpite siin? Las ma harjutan. Saan teha oma päeva esimese tarkputi. Jah. Täna. Ja pöördiputist me oleme jõudnud nüüd pöördi, parr, pugi, tupla pugisse. Hästi. Parr on käes. Meil on võitja. Ma panen soonikuga veel oma... Panen selle soonikuga siit kott seljas ka veel sisse ära. Mul on paugi. Mulle tupla. Ja ongi. Anneli pühkis meiega maad. Tere tulemast päris maailma. Jah. Mul on mõnus, ma olen kõigist Aitäh, pikem. et vaatasite siis, kui te jõudsite lõpuni vaadata. Ja proovige ise ka teinekord sõpradega seda, et näiteks me küll ei vahetanud hetkel kotte päris, aga tehke nii, et kui te mängite erinevate brändidega, siis te vahetate selle kotti ja saate ka natuke rohkem vaheldust. Jah. Tšau.